Esimene põhjus, pühkimised, kui sa mängid kaitset all ja otsid pühkimise, olgu need siis ükskõik mis kaitsest, tihtipeale on see, et teine tahab ju peale ja ta ei taha ümber kukkuda, sina tahad peale saada. Ja tulebki selline võitlus tihtipeale, mis on väga maadlust meenutav olukord, kuskilt jalast kinni ja teine on vaja siis lõpuni maha viia. Ja just selle koha peal ongi see, et kui kes nagu natuke paremini maadleb, see maadleb teise maha. Ja endale kunagi, kui alustasin rohkem maadlusega tegelemist, andis see väga palju juurde. Teine põhjus jälle on vastupidi vaadates. Kui sina oled peal, sul on hea siuke maadlusoskus, hakkab tekkima tasakaalutunnetus palju parem, sest maadlemine ei olegi midagi muud kui lihtsalt teise tasakaalust välja viimine, et saada ta maha. Et hakkab tekkima parem tasakaalutunnetus, parem asend. Nüüd, kui sind pühitakse alt, et teine üritab sind ümber lükata, sa hakkab tasakaal kaduma, sa suudad seda säilitada palju paremini, sa otsid selle tasakaalupunkti, sa säilitad, sa ajad, sul on kehatunnetus on palju parem ja sa suudad nagu ennast tagasi maadelda pealasendesse. Et sama asi nagu kahelt poolt, et ühelt poolt siis ise üritad lõpetada seda pühkimist, maadad teise maha ja teiselt poolt sa üritan peale ikkagi jääda, kui sind üritatakse pühkida. Nii et need on kaks kõige olulisemat põhjust, miks maadlust nagu teha lisaks. No ja eks neil on igasuguse põhjuse veel. Kolmandaks ütleksin selle, et see annab sulle väga hea võhma sellistel scrambli olukordades, kus tuleb hästi palju sellist, üks ajab midagi taga, teine ajab mingi rabeleta seal, et maadlus on hästi kiire, plahvatuslik tihtipeale ja selline koordinatsioon ja tunnetus sellist olukordades ja võhm, mis sellega kaasa käib, kõik nagu aitab.